Taanis siis hakkas see, eks ju juba 19. sajandil kuskil seal tekkisid esimesed ühistud ja hakkas see mõtteviis nii-öelda vaikselt nagu idanema ja 60-ndatel siis sellise autoritaarse võimu vastu ja siis ka sellise tuumpere mudeli vastu võitlemine, et on üks siis tore väljend, mida mina ennem meie proov ei teadnudki, Taanist pärit selline väljend nagu hüüge, mis on siis nauding, heaolu, ma ei tea, robustselt öeldud kaifunn põhimõtteliselt, mida siis igal tasandil püütakse saavutada. Et jamaks läheb ilmselt siis, kui sind heidetakse välja sellest. Või kui sa oled nii-öelda 10-1 seisus, sa tunned, et sulle midagi ei sobi või sul ei olegi oma seda kogukonda ja sa käid seal ringi ja vaatad, kuidas kõigil teistel midagi on. Et tõenäoliselt see üksindustunne, mis võib tekkida tegelikult sellistes olukordades, võib olla päris selline äärmuslik. Vaata, mingis mõttes on isegi, ütleme, meie see teatrielu on ju mingis mõttes ka kommuuni elu. Et kui ma mõtlen selle peale, kui me mängimegi põrgus mõnda tükki, siis kus on suur trupp, siis tegelikult me mingis mõttes olemegi juba ka ju elame kommuuni elu, ainult selle vahega, et ikkagi me saame õhtuti minna pugeda kõik oma onnidesse. Et selles mõttes ma olen ise mõelnud, et ega see, et noh, ütleme niimoodi, et me ei ole seda nagu prooviprotsessis nii-öelda võib-olla sõnastanud seda, et tegemist on mingis mõttes nagu keskea kriisiga. Noh, me ei räägi selles, me ei mängi selles mõttes keskea kriisi, aga mingisugused märgid või sellised viited, et mingit sellist muutust on vaja, et see on kuidagi küll seal sees. Ja, või kui tekivad need nii-öelda lahkhelid mingite väärtushinnangute või kas või lihtlabaste maitsete või ühesõnaga mulle meeldib see ja sulle meeldib teine ja kuidas me nüüd selles ruumis siis hakkama saame, kui sina siia midagi üles riputad, siis kuidas mina sellega leppima pean, kui see mulle ei meeldi ja ei istu ja nii edasi. No vaata, see ongi vist see, et vaata see, et sa ei anna hinnangut, on ju. Et kui sulle meeldib, ma ei tea, sulle meeldib ruuduline bluus, on ju. Noh, või see on võib-olla nagu, ei ole hea näide, aga lihtsalt see, et sa võtad selle inimese vastu sellisena, kes ta on. Ma ei tea, see on põnev maailm, mis kindlasti vajab vaheldust. Et nii nagu võib-olla iga asi siin elus. Ei no ongi oma sellisest väiksest perekommuunist on hästi tore tulla ikkagi vahel siia teatrikommuuni ja siis jälle tagasi, et see on nagu... Ja praegu on just see periood, mulle tundub, et kui eile läbimängu tegi, mis ma jõudsin mõelda, vaatasin oma kolleegi lavamas, et issand, mul on nii ägedad kolleegid. Või et noh, et ütleme need esimesed 3 stseeni, mis meil algab, on ju kõik see castingu asi, kui me nii-öelda seda kommuuni loome. Ja kuidagi, tekkis, et näed, ja ongi, see sellised ägedad inimesed on me ümber, on ju, et kuidagi rõõm. Ja kui see, ma usun, puudutab publikut, siis meie teeme kõik omalt poolt selleks ka, et tõmmata see seltskond kuidagi kaasata ja et oleks üks siuke hüüge. 24 tundi. Why not?